Daamid ja härrad, Sander Pikkel! Aitäh sissejuhatuse eest. Mina siis Sander Pikkel, LHV maaklertegevuse juht ja räägin teile siis, miks tasub investeerida. Tegelikult ma võib-olla jätkakski sealt, kust eelkõneleja pooleli jättis, et ettevõtte kas kosilasi on käinud, et võib ka ettevõtted ise pakkuma minna, selle näiteks börsile tuua ja siis te kõik saaksite siit ettevõttes osaluse osta. Ja miks see hea on? See on selline hea neutraalne turunduskanal. Vaadake, mis on juhtunud Saunumiga, et väike sauna innovatsiooni tootja tuli börsile, käive on oluliselt kasvanud, tegelikult on ka selline hea korralik kasvuettevõte. Ehk siis, kui te oma ettevõtteid teete, et siis selline lõppeesmärk võiks ka näiteks olla börsile minek sellega, et saate kõvasti kuulsamaks. Ja ma räägin, mis seal börsil toimub, et väike lihtne matemaatika siis alustuseks. Kas keegi teab sellist multifilmi nagu Futurama? Olete näinud sellist? Et kes ei tea, siis väga hea. Kes ei tea, alati on ka neid, kes ei ole seda näinud, ei vaata telekat, et seal tegevus toimus 1000 aastat tulevikus ja see oranži tukaga noormees Fry oli siis külmutatud ja äratatud ellu umbes aastal 3000. Ja ühes osas ta nägi oma vana pangakontorit, läks sinna vaatama, kas tal ka mingit raha seal on. 1000 aastat tagasi oli tal jäänud sinna 93 senti. See pank maksis talle intressi 2,25% aastas, ehk esimene aasta sai ta 93 sendi pealt 2,25%. See lisandus 93 sendile, järgmine aasta juba teenis intressi suurema summa pealt. Mis te arvate, kui suureks tal see summa kasvas 1000 aastaga? Pakkuge julgelt. Vähe. Pakkuge rohkem. Pakkuge suurusjärgu võrra rohkem. Pakkuge veel rohkem. Triljon on natuke palju, miljon on liiga vähe. Ta sai 4 miljardit dollarit siis. Natuke rohkem kui 4. Ta küll kulutas selle raha selle sama episoodi lõpuks ära, nii nagu täna siis ilmselt teisest sambast pensioniraha väljavõtjad on seda kõvasti kulutanud. Ehk miks tasub investeerida võib-olla just väiksematest summadest, sest siis te oskate hakkama saada ka suuremate summadega. Ja kuidas see Fry jõudis sinna peaaegu 4,5 miljardini? Ta jõudis sinna tänu liitintressile. Ma arvan, et matemaatikatunnis on kõik käinud, aga teeme väikse meeldetuletuse, kuidas see praktikas enda kasuks siis tööle panna. Oletame, et keegi maksab teile siis 10% intressi teie hoiuse pealt või võlakirja pealt ja te järgmisel aastal siis suurendate seda põhisummat. Ehk siis samamoodi nagu see 93 senti kasvab ka liitintressi näol teie siis tootlus. Ja 10%-ga kuskil 7,5 aastaga teie raha kahekordistub ja 10 aastaga siis umbes 2,6 korda. Et see on siis investeerimise selline põhiline valem. Pane raha kasvama, teeni intressi ja oota. Ma tean, kes on maksnud, aga täna ei maksa. Jaa. Praegu on 0,1, aga räägime kohe, kuidas sinna jõuda. Meil on 0,1, jaa. Aga me ei tulnud siia hoiustest rääkima, me tulime siia ikkagi investeerimisest rääkima. Jõuamegi sinna, millal on kasulik hoiust kasutada, millal selliseid kangemaid investeeringuid. Ja võib-olla kõige esimene ongi siis aktsiainvesteering, mis on kõigile tuttav ilmselt läbi börsi. Ja aktsia siis sisuliselt väljendab omandiõigust ettevõttes. Ja aktsiatilt on väga lihtne tulu teenida, et kas müüte kellelegi kallimalt maha, tootate, et näiteks te teete kõvasti tööd või siis ostate lihtsalt börsilt aktsiaid ja kui ettevõtte ootused ettevõtte kasvul on suured, siis on nõus investorid sellest ka rohkem raha välja käima. Natuke turvalisem viis aktsiatest raha teenida on osta dividendiaktsiaid. Ehk ettevõte maksab oma kasumist osa välja ja just dividendidena ja saate siis natuke sealt tootlust.
Ja kui te küsite, et kust see 10% saada, siis näiteks eelmisel aastal siin Tallinna börsil oli päris mitu ettevõtet, kelle tootlus oligi seal kuskil 10% lähedal. Eks ei ole midagi võimatut. Tuleb riski võtta, aga võib ka siis teenida. Ja kuidas teenida, kuidas leida neid õigeid ettevõtteid, et kui te mõtlete tagasi võib-olla kuskil 10-20 aastat, siis otsimootorite turul see oli üsna välja kujunemata veel, et olid sellised kaks suurt tegijat nagu Yahoo ja Google. Kas täna on keegi Yahoost midagi otsinud näiteks? Aga Google'ist? Jaa, et Google on suutnud siis oma ettevõtte nii palju paremini üles ehitada, osta konkurente, osta erinevaid teenuseid. Täna Google'it tegelikult kasutate ka Waze'is, kui te autoga navigeerite, YouTube'ist kuulate muusikat ja neil on veel erinevaid selliseid tütarettevõtteid. Aga põhitulu tuleb ikkagi sellisest otsimootorite reklaamimüügist ja muust reklaamimüügist. Võrdluseks Yahoo, mis siis nii edukas ei ole olnud, ongi enamasti siin võib-olla finantsmaailmas on ta ikkagi kasutusel, et Yahoo Finance'ist on hea aeg-ajalt aktsiahindu vaadata, et seal on nad reaalajas uuenevad ja seal on nad, minu meelest see on nagu üks väheseid kohti, kus nad Google'ist paremad on. Ja kuna Google on olnud siis nii edukas, teda on hästi juhitud, siis on see väljendunud ka aktsiahinna kasvus. See alumine joon on Yahoo hinnakasv, mis selle 20-aastase perioodi jooksul, mis on pea 20 aastat, on üsna paigal seisnud. Ja samas Google'i kasv on olnud selline üsna muljetavaldav. Dividendidest natuke rääkisime. Siin on Tallinna börsilt siis näiteks Tallinna Kaubamaja, mis siis ongi, kus ühelt poolt on siis aktsiahind kasvanud ja teiselt poolt on nad ka iga-aastaselt dividendi maksnud. Ja Tallinna Kaubamajale näiteks kuulub ka Selveri poekett, nüüd nad küll väljuvad Jalatsarist, olid neil ka ABC, King, Shoe ja teised poed, lisaks müüvad nad autosid, et nad ei ole ainult see kaubamaja, mis on LHV peahoone vastas Tallinnas, vaid need on ikkagi üle eestilise haardega ettevõte. Ehk kui te otsite sellist dividendi tootlust, siis Tallinna börsilt on selliseid ettevõtteid päris palju leida, mis siis iga-aastaselt dividendi maksavad. Teine võimalus, kuidas 10% tootlust kätte saada, on osta võlakirju. Ja võlakirjaga te sisuliselt sõlmite lepingu, siis kas ettevõttega, mis seda välja annab, või ka hoiuse näide on sarnane, et te sõlmite lepingu, võlakirjal on kindel tähtaeg, et näiteks 10 aastat, neil on kindel intress, näiteks 6% aastas, ja näiteks makstakse iga kvartal seda intressi välja, ehk siis järgmised 10 aastat võite eeldada, et igas kvartalis siis panete näiteks 1000 eurot sisse, igas kvartalis saate siis 15 eurot siis dividend või intressitulu. Ja need võlakirju saabki osta Tallinna börsilt ka alates 100 eurost, mõned on ka kallimad 1000 eurosed, näiteks LHV Coop Hinbank on 1000 eurot võlakirja eest ja väiksemad näiteks Admiral või Bear Foods on lausa 100 eurose nominaalväärtusega, ehk siis saab ka väikeste summadega võlakirjadesse investeerida ja sealt sellist stabiilset tulu siis teenida. Seda muidugi, jah. Ja, et küsimus oli, et kui LHV maksab võlakirja eest 6% aastas intressi, et mida meie selle rahaga teeme, et see tagasi teenida. Me anname laenu välja näiteks selle raha eest ja meie LHV-s ütleme selline kodulaen on võib-olla kõige väiksema marginaaliga, on seal kuskil 2% ringis, ettevõtete laenud veidi suuremad, aga on ka meil sellised kõrgema intressiga laenutooteid nagu krediitkaardid, kus on lausa 10%. Ehk siis teenime tagasi ja võlakirju me tegelikult kasutame omakapitali nõuete täitmiseks, et neid siis oma
et nüüd omakapitalipositsioon oleks siis meil tugev, et me saaks seda laenu välja anda. Aga laenu väljaandmisel selline põhiline katteallikas on ikkagi hoius ja hoiuse eest me maksame 0,1%, ehk siis selline netointressimarginaal, mis on siis hoiusega sisse võetud raha ja välja antud laenuraha vahe on kuskil 4-5% kandis. Nii, aga jah, hoius või võlakiri siis sellisele konservatiivsemale investorile, et kes soovib, et raha oleks natuke rohkem siis kaitstud. Sest miks võlakiri on konservatiivsem, on see, et kui ettevõte peaks pankrotti minema, siis esmalt rahuldatakse töötajate nõuded, võlausaldajate nõuded ja kui lõpuks midagi üle jääb, siis lõpuks saavad ka aktsionärid või omanikud siis midagi kätte. Ma vaatan, siin graafiku kujundus on natuke vussi läinud, aga siin on siis kahe varaklassi tootlus aastast 2008, ehk siis 2007 isegi, kus siis tehti eelmise majandusbuumi tipp. Kui sealt on näha, et aktsiaturu võnked on olnud üsna järsud, ehk siis üles-alla, see viimane võnge on 2020 kevadest koroonakriis, siis võlakirjaturul sisuliselt ei ole näha, et seda kukkumist oleks nii palju olnud. Ehk siis aktsiad sobivad pigem sellisele riskialtimale investorile ja võlakirjad konservatiivsemale. Ja siin on üks laenatud slaid siis JP Morganilt, kes on siis vaadanud sellise erinevate portfellide käitumist just 2020 veebruarist alates, millal tehti viimane turutipp, ehk siis te ei pea jääma kindlaks ühele varaklassile, vaid võite portfellis omada ka mitmeid. Ja ülemisel graafikul on näha, et kui 19. veebruar tehti turutipp, siis 23. märts oli turupõhi, ehk siis sisuliselt kuu ajaga kukuti umbes 35% ja sealt kõige järsema languse tegi puhtalt aktsiatesse investeeritud portfell, aga siin on ka erinevad variandid, et näiteks 40% aktsiates, 60 võlakirjades ja 60 aktsiates, 40 võlakirjades. Ehk siis 40-60 portfell juba 8. juunil jõudis tagasi nulli, ehk siis tipu tasemele tagasi. Siis 60-40 portfell jõudis juuli lõpus ja 10. augustil jõudsid siis aktsiaturud ka. Ehk siis kui te kardate langust, võtke oma portfelli võlakirju, need aitavad need langusperioodid parema unega siis üle elada ja sealt siis kiirema tulu teenida. Siin allgraafikul on erinevate varaklasside tootlus. Ja üks lahter on siit oranžiks värvitud, see on keskmise investori tootlus. Ja ma võib-olla küsin teie käest, et miks keskmisel investoril nii halb tootlus on, kui sellised erinevad varaklassid, kuhu ta võiks investeerida, on palju paremini tootlust teinud. Jah, et ostavad tipust müüvad põhjast, üks põhjus kindlasti. Pank tänapäeval ei soovita, et selles mõttes... Kuidas? Ja, et kas intressi ei panda uuesti sisse, et seda liitintressi ära ei kasutata? Ja, et hajutavad võib-olla liiga riski, eks ole. Aga jah, et see põhjus, miks siin keskmine investor siin üsna lõpupool on, et sama hästi ta võiks osta näiteks sama indeksit, mis jälgib 500 suurimat USA aktsiafondi, siis on tehtud selline analüüs, mida nüüd järjepidevalt tehakse, et jälgitakse siis investorite liikumist sellistesse aktiivselt juhitud fondidesse ja mida nad siis järeldasid, on see, et kui fondil läheb hästi, siis investorid vaatavad seda mineviku tootlust ja jooksevad sellele järgi. Ehk siis kui fondijuhil on hea aasta, siis pannakse tema fondi rohkem raha. Kui tal hea aasta ei ole, et mõni teine fond teeb paremat tootlust, siis müüakse maha, minnakse sinna.
Selle liigutamisega makstakse teenustasusid ja siis sealt juba kaotatakse. Ehk siis, kuhu ma sellega jõuda tahan, on see, et pange oma portfell paika, ärge tõmmelge ja lihtsalt kõige parem tootlus on tavaliselt nendel klientidel, kes on oma internetipanga parooli ära unustanud, et ei ole vaja nii palju tehinguid teha. Ehk siis selline 60-40 portfell ka natuke madalam tootlus kui puhtalt aktsiaturgudel, aga siiski parem kui siin ühest investeeringust teise joosta. Mis summasid üldse on mõtet investeerida? Et tänapäeval, kus Balti turgudel läbi LHV on kauplemine tasuta aktsiaturgudel, siis tegelikult ei ole summat, mida teil ei oleks, mida saaks investeerida. Kõige väiksem aktsia või kõige odavam aktsia maksab seal vist isegi alla 10 sendi, ehk siis täna ütlen, et teil ei ole keegi ei saa öelda, et tal ei ole raha, et investeerida. Kõige kallim aktsia tõenäoliselt täna on nominaalväärtuses on LHV, mis maksab umbes 44 eurot ja kõik ülejäänud on siis selle 10 sendi ja 44 euro vahel. Ehk selles mõttes ma arvan, et sellise 40 eurot kuus võiks igaüks ikkagi leida, et kui tal vähegi soov investeerida on. Välisaktsiates on need summad natuke teised, seal on teenustasud, seal on kuskil 900 on selline mõistlik tasu, et millest alates võiks investeerida. Sinne vahele jäävad siis ka Balti võlakirjad, mida saab alates 100 eurost osta ja siis ka kasvukonto, et kus saab juba 1 eurost alates tehinguid teha. Investeerimine on raske, aga on ka lihtsamaid viise. Steve Jobs, tema garderoob siis läbi aegade, põhimõtteliselt leia 10 erinevust ja ma arvan, et te leiate need erinevused ilmselt jalatsi mudelist. Aga üldjoontes must selline varrukatega särk ja kaelusega teksapüksid ja spordijalatsid. Mark Zuckerberg läheb isapuhkuselt tagasi tööle, vaatab oma riidekappi. Mul on hall T-särk ja hall pusa, millise ma täna selga panen. Ja natuke värvi ka, Angela Merkelil suhteliselt sarnane lõige, aga natuke erinevad värvid. Ja siis ütleme, et kui te peate iga päev te peate elus niikuinii tegema üsna palju otsuseid, mida ma selga panen, mida ma lõunaks näiteks süüa võtan ja nii edasi. Ja see otsuste tegemine tegelikult väsitab, kuhu ma raha paigutan, kas ma täna peaks seda võlakirja ostma toda ja see lõpuks väsitab ära, et sellised, kel võib-olla iseloom väga tugev ei ole, nad lõpuks loobuvadki, et ma ei suuda enam otsustada, mida teha, palju kõrvale panna, kuhu investeerida. Et siis teie jaoks on tegelikult sellised üsna head lahendused, et üks variant on siis teha endale LHV-sse kasvukonto, lülitada sisse mikroinvesteerimine ja iga kord, kui te poes käite midagi ostmas, siis me ümardame selle makstud summa järgmise täiseuroni ja selle saate suunata siis oma kasvukontole, kus saab siis vastavalt teie valitud instrumentidele teha siis oste, et iga kolmapäev me siis ostame selle laekunud raha eest. Ja niimoodi kogub selline keskmine mikroinvesteerimise sisse lülitunud inimene umbes 40 eurot kuus. Ja see aastas teeb siis siin umbes 400-500 eurot. Ja see on raha, mille kadumist tegelikult rahakotist ei näegi. Et iga päev natuke läheb ja see läheb teie enda heaolu ja tuleviku tarbeks. Teine võimalus, kuidas seda teha, on siis teha selline püsimakse korraldus, ehk siis näiteks kuu alguses, kes palgatööl käivad, siis näiteks suunata oma siis palgast mingisugune summa või mingi protsent siis näiteks investeeringute kontole. Ja kolmas, mis on siis kasvukontol, on dividendide automaatne reinvesteerimine. Et kohe, kui midagi kontole laekub, järgmisel kolmapäeval on vähemalt 1 euro seal, siis tehakse ostutehing. Jaa.
Jaa, et see kaardimaksete ümardamine, et võib ka ise, küsimus oli, et miks siis nii-öelda kaardimakseid peaks ümardama, kui võib ka ise 1 euro panna kontole. Tegelikult see eelmine slaid oli see, et alates 1 eurost saab siin investeerida. Ehk nii-öelda mõte on see, et teil see raha, et investeerida, on tegelikult teil kõigil olemas. Ja aga lihtsalt see kaardimaksete ümardamine on lihtsalt hea variant, kuidas te saate siis oma investeerimise teha automaatseks, et te ise ei tunnegi, et sealt midagi kõrvale läheb. Ja näide ka, et siis näiteks ostate 4,20 maksva burgeri, sellest 80 senti kantakse kasvukontole ja kui seal on vähemalt euro koos, siis see investeeritakse. Ja te saate sinna portfelli valida kuni 6 fondi. Läbi selle on võimalik saavutada hajutatus, kus on portfellis üle 2000 aktsia. Kõik, kes on alla 26-aastased, teie jaoks ei ole ka mingit haldustasu. Kõik, kes on üle 26-aastased, teie jaoks esimene aasta on haldustasuta. Ja ostutehingutelt võtame siis 1% teenustasu. Ja te saate olla ise fondijuht. Et seal on täitsa kuskil 40 erinevat fondi, mille vahelt saab valida. Ma olen lihtsalt 3 näidet toonud, et mis täna võiksid siis tulevasi või praegused investorid kõnetada. Üks on kindlasti rohepööre, ehk siis liigutakse jätkusuutlikuma majanduse poole ja üks nii-öelda koht, kus seda kõige paremini näha on võib-olla sellised puhta energiatootjad, ehk siis liigutakse kivisöe ja põlevkivi pealt taastuvatele energiaallikatele, et see taastuvate energiaallikate fond sinna siis investeeribki. Teine on automaatika robootika, ehk täna sellist nii-öelda ettevõtet tehes ta tõenäoliselt juba mõtlete igal pool, et kust ma saaksin midagi automatiseerida, et ma ei peaks kasvu tagamiseks võtma tööle uut inimest. Sest inimesed on selles mõttes kallid, neid tuleb koolitada, nendega tuleb tegeleda ja mõnel juhul nad võivad teha ka sellist nagu üsna kas rasket või tüütut tööd. Et inimene võiks kasutada ära oma tugevusi, ehk olla empaatiline, olla müügi poolel näiteks ja aidata neid lahendusi müüa. Ja 3. tervishoiu innovaatorid, et täna koroonakriisi järgselt kindlasti selline huvitav koht ja mis nagu neid toetab, tegelikult on just selline arvutusvõimsuse kasv. Et täna koroonavaktsiin on minu teada üks maailma kõige varem turule toodud vaktsiinidest. Sellised ettevõtted, kes siin fondis on, et nad selliste biotehnoloogia innovatsiooniga siis just tegelevadki. Ja see, et börsil kriis tuleb, see on täiesti normaalne, et ma ütleks vanuse järgi, te olete võib-olla siin, et päris 2000 ei ole sündinud, et ikkagi on varem sündinud ka, aga kui võtta sellel sajandi jooksul toimunud sellised suuremad langused börsidel, siis neid on juba selline 6 tükki, kus on vähemalt börs 20% kukkunud ja neid tuleb veel, et selles mõttes ei tasu muretseda. Ja võib-olla paar näidet, et aasta 2000 tehnoloogia mull New Yorgi taksofirma ütleb, et nad teevad endale kodulehekülje ja panevad ettevõttele .com lõppu, aktsiahind paari päevaga mitmekordistub. Tundus täitsa uskumatu, kuni 2017 lõpus Bitcoiniga oli sama, kus Kodak ütles, et nad hakkavad oma pildipangas blockchain tehnoloogiat kasutama. Kodaki aktsia üleöö põhimõtteliselt pluss 200%. Sellised mullid aeg-ajalt lõhkevad, tulevad suured langused. Tavaliselt on nad siis olnud sellised head ostukohad, et koroona puhul oli siis näha, et kui märtsis investeerida turupõhjas, siis augustiks olite juba omadega nullis. Või vabandust, te olite juba varem plussis, et kui te veebruaris investeerisite enne koroonakriisi algust turu tipust, siis juba augustis olite omadega nullis. Ja seda, et sellist suuremat langust tuleb, et seda võite pigem oodata, mitte karta. Et tavaliselt on hea
pikas plaanis on selline hea ostukoht olnud. Ja siin väike näide, et mis siis saab, kui turg kukub. USA 500 suurimat ettevõtet, investor hakkas neid 2001 alguses ostma, kui me kasvukonto lõime, ja see oranž joon, mis siin allpool läheb, see on tema keskmine ostukulu, keskmine soetushind portfellis ja sinine on siis see turu kõikumine. Ehk ta on mitu korda olnud siin üle 20% miinuses, aga jällegi pikas plaanis on ta jõudnud üsna korraliku kasumini. Lubasin, et rääkida sellest hoiuse riskist. Hoiusel siis riski ei ole, et kuni 100 000 eurot on kliendi kohta garanteeritud tagatisfondi poolt, ehk kui ka pank läheb pankrotti, siis oma raha saate tagasi. Ja hoiust on mõistlik kasutada sellisel juhul, kui teil ongi lühiajaliselt kindlasti seda raha vaja. Et olete näiteks kinnisvara ostmas, olete sõidukit ostmas, et siis hoius on ainuõige, et teil on kindlal tähtajal seda raha vaja, te ei saa riskida, et turul tuleb järgmine kriis ja 30% on vähem raha. Võlakirjadest rääkisime, et kuskil Balti börsil siis täna need tootlused seal, mida te turult saate osta, on kuskil 4-5% lähedal, uued emissioonid on siin umbes 6 kandis olnud. Aktsiate puhul siis oleneb hinnatõusust, oleneb dividendidest, keskmine USAs pika perspektiivi kohta on olnud kuskil 8-12% aastas. Aktsiafondid, võlakirjafondid aitavad ühe emitendi riski vähendada, ehk siis kui Balti turul on meil näiteks LHV, Inbanki ja Coop Banki võlakirju, siis võlakirjafond koondaks neid kõiki, ühe pangaga midagi juhtub, 2 jäävad alles, siis on ainult 1/3 teie rahast kadunud võrreldes sellega, kui te kõik ühele kaardile panete. Ja teen väikse tutvustuse erinevatesse investeerimisstrateegiatesse ka, et kuna aeg hakkab peagi otsa saama, siis lihtsalt kiire ülevaade, mida siis investeerimisel kasutada, et on näiteks dividendi kasvu investeerimine, ehk siis otsitakse ettevõtteid, mis iga-aastaselt suudavad oma dividendi kasvatada, oluline on ületada inflatsiooni ja oluline, et ettevõte ei finantseeriks oma dividendi siis laenust, vaid kasvavast rahavoost ja inspiratsiooniks siis dividendinvestor.ee blogi. See on kasvuettevõtted, ehk siis otsitakse keskmisest kiiremat käibekasvu, kõrget kasumimarginaali, omakapitali tootlust ja üldiselt nad siis selliste klassikaliste PE ja BB suhtarvude järgi on üsna kallid, aga nende juhul on ka oluline, et kui kiiresti nad suudavad kasvada. Nii, väärtusinvesteerimine, siin siis hinnatakse, see on siis see, mida Warren Buffett ja Benjamin Graham on õpetanud, et tuleb siis ettevõtte sisemine väärtus leida ja see peab siis turuväärtusest olema vähemalt 25% kallim, ehk teil on vähemalt selline turvavaru, et kui teie analüüs ei pea paika, siis te võite ikkagi raha natuke teenida. Ja siin tuleks hoiduda kukkuvatest nugadest, et need suhtarvud, mida siin vaadatakse, mis lähevad madalaks, seal võib olla peidus see, et ettevõttel tegelikult ei lähe hästi, et nad on lihtsalt suhtarvude mõttes odavad, aga halvasti juhitud või on mingi muu probleem tulemas, et mida te ei tea ja võib siis halvasti lõppeda. Ja 4, et selline kõige lihtsam võib-olla on see indeks investeerimine, et saategi turu keskmist tootlust, otseselt ühtegi ettevõtet ise valima ei pea. Kuidas alustada? Guugeldage väärtpaberite teejuhti, seal on kõik õpikuna siis kirjas, et mida siis investeerimisel võiks vaadata. Vaadake LHV finantsportaali, vaadake Investopeediat. Ja 3 raamatusoovitust ka, et Jaak Roosaare aktsiatega rikkaks saamise õpik, üsna hea lihtne lugemine, oma kogemusest autor räägib, siis soomlaste Seppo Saario, kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse, seal on ka 100 igihaljast börsivihjet, tasub neid aeg-ajalt meelde tuletada ja väärtusinvesteerimise piibel, siis intelligentne investor, tasub ka kindlasti vaadata. Nii, ja kokkuvõtteks, et alustage siis nii para kui võimalik,
pange endale investeerimisstrateegia paika, see ei pea midagi keerulist olema, et võib ka olla, et panete iga kuu 10% sissetulekust kõrvale, investeerite dividendi aktsiatesse ja pidage lihtsalt sellest kinni. Ja ärge kartke langusi, et langusele järgneb tavaliselt mingi aja pärast siis tõus ka. Nii, aga aitäh! Daamid ja härrad, Sander Pikkel. Siin vahepeal veebi vahendusel tuli paar kommentaari, et loen ühe ette. Sa enne mainisid seal raha väljavõtmist seal pensionisambast. Keegi kirjutas sinna täpsemalt. Ingrid kirjutas, et vaidlen vastu selle pensioniraha väljavõtmise osas. Tark investor võtab oma raha pensionisambast välja ja investeerib selle mujale, kus on madalamad kulud ja kõrgem kasvupotentsiaal. Et igaühel oma arvamus ja ma arvan, et selle kommentaari põhirõhk on sõnas tark investor, ehk siis vähemalt need 3 raamatut on ta läbi lugenud ja kogemusi jagub. Kuid Kadri küsib su käest küsimuse, mis varaklassid ja aktsiad on Sandri portfellis? Jaa, väga hea küsimus. Minul on aktsiad, mul on seal nii kasvuaktsiaid kui ka dividendiaktsiaid, ehk siis olen hajutanud ja lisaks on mul mõned Balti pankade võlakirjad ka. Et just selle eesmärgiga, et võlakirjadelt teenida siis sellist stabiilselt intressi ja selle intressi eest siis osta näiteks uusi aktsiaid või uusi võlakirju. Aga hetkel kell on saanud meil nii palju, Sander, et meil oleks vaja nüüd investeerida ise endasse ehk täpsemalt oma kehas ehk oleks aeg minna lõunale. Aga kallid veebivaatajad ja kallid daamid härrad saalis, et teeme ühe suure aplausi. Sander Pikkel! Aitäh sulle ja väiksed meened ka sulle, et sul oleks ikka loovaid ideid investeerimiseks. Tere pärastlõunat. Võib-olla need, kes veel ei ole lõunale läinud, et siis on meil väike boonus ring koos Sanderiga LHV-st ja küsiks veel mõned küsimata jäänud küsimused, mis võib-olla aitavad siis noortel või tegelikult igas vanuses inimestel siis edukalt ja takistuste vabalt võib-olla siis investeerida. Et võib-olla alustaks sellise soojendusküsimusega, et mis need 3 asja reaalset sammu oleks, et mis kohe pärast seda konverentsi võiksime me kõik ette võtta, kes need pole veel alustanud investeerimismaailmas, siis pole veel oma esimesi samme teinud. Ma arvan, et kõige esimene samm oleks ennast natuke harida, et kas tulla LHV investeerimisseminaridele, lugeda mõnda raamatut või otsida enda tutvusringkonnast keegi, kes on investeerimisega tegelenud. Et tema saab anda just selliseid nagu soovitusi, mida siis silmas tasuks pidada. Siis kui see hariduse pool on tehtud, siis võiks proovida virtuaalkontos päris tehinguid teha. Et tehagi niimoodi kõik päris rahaga, ehk mõelda, et mul näiteks on 1000 eurot investeerida, et ma kannangi virtuaalkontole mängult 1000 eurot ja siis teen sellega selliseid tehinguid, nagu ma päriselt teeksin. Et see võtab maha sellise pinge, et ma nüüd ei oska siin tehingut teha, kõik on nii keeruline, et saad rahulikult proovida, kui raha läheb kaduma, ei ole hullu, saab selle 1000 eurot sinna tagasi kanda, et see on mänguraha niikuinii. Ja kui see on tehtud, siis võiks asuda päris tegude juurde, et siis kui enda raamat on loetud ja mängutehingud tehtud, et siis võiks ka olla arusaam, et milline investor ma võiks olla, et kas ma tahaksin ise valida aktsiaid või tahaksin mõnda indeksfondi panna ja sellest tulenevalt siis kas teha näiteks, osta näiteks Balti aktsiaid siit kodu lähedalt, et tuntud ettevõtted on teada, et millega nad tegelevad või siis teha näiteks kasvukonto, et seal mõnda suuremasse indeksfondi siis raha paigutada. Aitäh, ja ma saan aru, et see selline mängukonto tegemine, et see kõik on tasuta ja valmis kasutamiseks. Ja võib-olla siit, kuigi sa ütlesid, et võiks leida oma sõprade hulgast investeerimishuvilisi, aga juhuks, kui mul ei ole, et kas sa oskad ka mainida mõnda kohta, kust ma võiksin leida siis uusi sõpru, kes oleks investeerimisest huvitatud? Jaa, et siis võiks tulla mõnele investeerimiskoolitusele, et seal ongi sarnaste huvidega inimesed
Kes on sotsiaalmeedia kasutajad, siis Facebookis on selline grupp nagu Finantsvabadus, kindlasti sellega liituda, vaadata, mis arutelusid seal tehakse. Aeg-ajalt nemad küll koos ei käi vist, aga üks selline investeerimisklubi on, kes käib ka aeg-ajalt oma liikmetega koos, et käivad koos näiteks õhtust söömas ja siis arutavad seal investeerimisteemasid. Ja alati on heaks kohaks on sellised konverentsid, mida näiteks Eestis korraldab Äripäev, ja on selline Investor Toomase konverents, mis on tõenäoliselt kuskil veebruari alguses tulemas, ja suvel on investeerimisfestival, kus saab ka vabamas õhkkonnas siis teiste huvilistega juttu puhuda. Ja, väga hea, mina omast kogemusest võin öelda, et Facebookis on naisinvestorite grupp, kus on ka hästi palju teemasid avatud ja nad teevad ka omavahel siis väikseid õpigruppe, et kus on nagu sobiv alustada. Aga võib-olla, kui ma juba olen väga palju studeerinud ja justkui kõike natuke tean, aga mitte midagi ja juba olen mõned investeeringud teinud, aga seda rikkust ikka ei ole veel võib-olla õuele jõudnud, et kuidas seda motivatsiooni võib-olla võiks hoida? Võib-olla ongi hea kasutada siin neid automaatseid lahendusi, et kes kasvukonto teeb, et siis kasutada mikroinvesteerimist, ehk siis iga kaardimaksega läheb raha kasvukontole, või siis kes siin mõnda muud lahendust kasutab, et jah, võib-olla lugeda kas näiteks LHV Foorumit või Äripäevad, kus sellistest investeeringutest juttu räägitakse, et ega seda motivatsiooni kuskilt mujalt tulla ei saa kui enda seest, ja kui ikka ei ole, üldse ei taha tegeleda ja üldse valida, et võib-olla siis kõige lihtsam lahendus on mõelda 3. pensionisamba peale, et seal on veel ka tulumaksusoodustus, ehk kui sinna raha sisse panna, siis kevadel saab tulumaksu tagasi, seal saab valida ka näiteks siis anda seda raha kas siis fondijuhile või indeksfondi ja lihtsalt iga kuu sinna mingisugune raha panna, ise midagi tegema otseselt ei pea, mingid valik tuleb seal alguses ära teha ja lihtsalt püsimaksega siis sinna raha kanda. Raha kasvab, seda saab alati sealt välja võtta, aga siis ei pea muretsema motivatsiooni pärast, et kas mul seda on, et kõik käib automaatselt kuskil selja taga. Ja siis aeg-ajalt vaadata, et kui palju see kasvanud on ja ma arvan, et kui ta juba selline paari kuu palk on või rohkem on, siis on juba võib-olla see motivatsioon tekib rohkem, et vau, et mul on niisugune summa juba kokku kogunenud. Väga hea, et ma loodan, et need küsimused, vastused andsid teile võib-olla ka siis lisamotivatsiooni investeerimisega alustada ja nagu ennevalt vist öeldud, et LHV siis aitab alati nõu ja jõuga, kui on küsimusi. Nii et kena lõunat teile ja aitäh, Sander!